Kas tunned vahel, et oled kõigi teiste jaoks olemas, aga sealjuures unustad sa kõige olulisema, iseenda? Täna räägime me teemal, miks tassi täitmine ei ole luksus, vaid see on eluks hädavajalik. Täna on minuga siin saates Anni ja imeline Anna-Liisa. Anni on ka tegelikult imeline. Ma ei tea. Pärast räägime sellest. Jah, et kas oled vahel, või teie olete vahel tundnud, et selline enesearmastus või aja võtmine iseenda jaoks on pigem selline, mitte häbiasi, aga et sa tunned ennast nagu pahasti, et sa tahad nagu puhata või olla nagu üksinda või teha midagi sellist, mida ainult sina tahad teha või minna kuskile ainult üksinda või sõbrannadega? No kindlasti see võib tekitada süümepiinu ja mina olen tundnud seda ka, aga lõpuks ma olen sisendanud endale, et tegelikult ma ei tohiks seda tunda, sest see pigem nagu mõjub mulle hästi ja kui ma tulen nagu tagasi sealt, kui ma olen eemaldunud, siis ma olen nagu hoopis teise energiaga. Et tegelikult see näitabki, et see on nagu hädavajalik pigem. Et jah, mina tunnen niimoodi, et ma kindlasti tundnud süümepiinu, eriti kui ma olen just värske emana läinud, et nüüd minu poeg on juba 7-aastane, et nüüd ma olen juba õppinud ja saanud aru ja nagu õppinud seda nautima, siis seda eemaldumist ja seda hindama ja seda aega nagu tihedamini leidma, aga alguses oli võib-olla natuke keerulisem sellega. Et kuidas sul, Anni, sellega on? Kusjuures tööga seoses pean ka käima kodust ära, mingi kas või paaripäevased lähetused ja siis meeskolleegi käest just küsisin, et tal on ka väiksed lapsed, et issand, et kas sul ei ole süümekaid, et mulle tundub, et naistel on rohkem süümekaid laste juurest ära minna kui meestel. Siis ta ütles, et eks ikka mõtleb koduste peale, aga ühesõnaga me jõudsime sinna, et naised millegipärast tunnevad ennast kohe, et kuidas ma jätan, et mehe üksi kogu maja ja lapse ja kõige eest hoolitsema, et see on raske, aga ma proovin ka sellega toime tulla, aga mis on nagu paha, on see, et ikkagi kui ma käin kusagil ära, siis tagasi tulles, siis ma üritan veel ekstra korvata nii mehe kui ka lapse jaoks, aga nagu kas ma peaksin tegelikult, sest tema käib samamoodi ära ja ma arvan, et tal on nagu suht chill ja oskab väljaspool kodu ka elu nautida, et ei pitsuta ennast kodustes. Ja mulle tundabki, et see on mingi naiste teema just, et tunnedki, et mingi et mees justkui teeks nagu sulle suure teele sellega, et on ise täidab oma neid elementaarseid kohustusi, et ta ilmselt tahab ka abiks olla, et tal on isegi hea meel aidata, aga ikkagi kuidagi see süümepiin on sees ja on ja nõme. See on nõme süümekas on sees. Et mulgi plaanin ette näiteks, ma ei tea, on mingi tööasi või sõbrannadega mingi asi tulekul, siis ma küsin mitu korda ikka, et kas see on okei, et sa oled lapsega ja siis ta ei saa aru, et miks sa küsid seda nii palju, et muidugi on okei. Aga kuidagi seesmiselt ma tunnen, et ma jään võlgu. No minul oli see probleemiks isegi enne lapse saamist, kusjuures, et ma ei osanud kuidagi oma seda tassi üleüldse täita, et mul puudus see oskus ja pärast lapse saamist loomulikult kõik jätkus täpselt samamoodi, mis tegelikult ei ole üldse tervislik, et mina olen pidanud tegema iseendaga väga-väga palju tööd, et ja õppima, kuidas enda tassi üldse täita. Ja kui ma hakkasin seda siis praktiseerima, see oli nagu topelt hull, sest et iseenesest inimesena ma nagu, et kuidas ma nüüd lähen kuskile või teen midagi, mis mina tahan ja veel eriti, kui sul on beebi kodus. Ja ma jätsin oma lapse niimoodi koju ilusti turvaliselt järelevalve alla ja kõike puha ja siis ma nutsin autos. Ma ei jõudnud isegi koduhoovist ära minna, ma ikka ikka nutsin korralikult, nii et silmad olid paistes, ma läksin veel tantsutrenni, ma jumaldan tantsimist ja see ei olnud üldse kodunud kaugel, see oli ainult 15 minutit eemal sõita
ja ma läksin sinna trenni koha peale, mul olid silmad punased, mõtted olid ainult beebi peal ja siis ma ei suutnud keskenduda tantsimisele, see oli lihtsalt kohutav ja ma kogu aeg jälgisin seina peal kella, et millal see trenn ometi läbi saab, et ma saaks kimada koju ja siis veenduda, et mu laps on elus mis on täiesti nagu nõme tunne, et sa nagu ei lase ennast nagu vabaks ka. kas sul oli mingi kontrollivajadus siis või? Tõenäoliselt, sest et seda alguses oli nagu eriti tunda seda, et laps on nagu ainult minu oma ja ainult mina suudan tema eest hoolitseda nii nagu vaja. Et võib-olla mängis see ka rolli. Aga siis ma hakkasingi rohkem tegemagi asju iseenda jaoks, aga see on võtnud mul 4 aastat aega, et mitte süümepiinu tunda. Täna, ütleme 3 aastat. Täna on nii, et ma jätan hea meelega lapse nagu endast eemale, sest et ta hakkab mind igatsema, mis on nagu tore. Ka tema vajab tegelikult puhkust minust, mitte ainult mina temast, on ju. Ja loomulikult ka nagu kaaslasest. Nagu väga tore on koos olla küll, on ju, aga väga tore on ka eraldi käia. Et ei ole niimoodi, et sa hakkad inimesega koos elama ja siis ongi nii, et teed kõike koos. Ma tean, et on inimesed, kes teevad nii, aga tegelikult inimene on ikkagi selline kohati ka üksik hunt, kes tahab aega iseendaga veeta. Või sõbrannadega. Ma käisin mingi vaata väga kaugele ei tahtnud minna, et oma aega saada. Siis ma läksin mingi taarat viima, tegelikult mingi tiirutasin ümbruskonnas lihtsalt autoga, kuulasin mussi auto peal ja siis läksin koju tagasi. Et see oli ka päris tore. Ja need esimesed käigud olid nagu mingi täiega lühikesed. Ongi käidki kas ühes trennis ära kiirelt, mingi rühmatrennis midagi, või siis kinos, või siis lihtsalt toidupoes või mingid siuksed asjad. Aga jah, ma ei mäletagi, et millal esimest korda jäin üldse lapsest niimoodi eemale, et nagu ööseks päris jäi. Ilmselt ta oli siis umbes aastane. Meil oli umbes sama. Yeah. Ma mäletan, me läksime pulma veel niimoodi, et mul ämm tuli hoidma ja väga uhke pulm oli ja väga tore üritus ja kõik ja siis seal paljud elasid kaasa, et noored vanemad said esimest korda niimoodi lapsest eemale ja pidutseda. Ma ei tea, ei olnud palju peale südaööd, kui me mõlemad olime lihtsalt, lähme sinna hotellituppa, magame ära ja me saime hommikuni magada lihtsalt, et see oli nagu luksus, väga eriline üritus. Kusjuures see aeg iseendal ongi see, et ka mehega koos, vaata, et sa jätad lapse ja siis aga lähed mehega koos, meil on täpselt samamoodi olnud, et anname lapse ära, hullult organiseerime, me teeme seda teeme õhtu jooksul, kõik asjad teeme ära. Ainus asi, mis me oleme suutnud ära teha, on see, et me oleme kell 9 õhtul, me oleme 2 õllest purjus, me jääme magama ja magame mõnusalt rahulikult hommikuni ja siis teeme pika ja rahuliku hommiku ja et aga jah, esimene kord, kui me jätsime lapse niimoodi endast eemale ja tulime koju tagasi, see oli minu jaoks kõige raskem, siis me olime selles keskkonnas, kus me oleme muidu 3-kesi, 2-kesi ja tead, kui see oli kurb. Imelik on ju. Tekkis kohe selline tunne, et rumalad mõtted natukene, et aga mõtle, kui teda meil ei oleks. Mis me siis siin majas teeksime, et nii vaikne, me istusime niimoodi diivani peale, sa ei oska tehagi kodus midagi, kui last ei ole nagu seal. Ja siis ma suga, et ära ole nii passiivne, et oleme nüüd lõbusad, me saame lapsest lõpuks puhata ja tegelikult olime nagu 2 inimesest nagu issand, kui kurb on ilma lapseta olla. Meelde tuletama, et mis need tegevused on, mis sa teha saad, mis kõik, mida sa varem tegid. Kas või näiteks, ma mäletan, et kui laps siis sündis, et siis ma pidin täielikult loobuma mingite filmide vaatamisest või midagi sellist, et see oli täiesti nagu välistatud. Et aga nüüd on kuidagi uuesti see tagasi tulnud, et isegi saab lapsega koos vaadata mingeid asju, et kui teda huvitab muidugi see film, et siis jah, et nüüd ma naudin seda aega, kuni see kestab. Mulle meeldis, kui sa ütlesid ükskord, et sa isegi, et sul polnud last kodus ja siis sa ei teadnud isegi, kuna peaks magama minema. Iseendal aja võtmisega on ka võib-olla see, et usaldada rohkem meest, on ju. Me ühes episoodis rääkisime ka, et mees ei ole selles mõttes lapse hoidja, ta on samamoodi lapse vanem ja tal on täpselt samasugused võrdsed kohustused seaduse järgi lapse ees, nagu on ka sinul, ehk siis, et lihtsalt usaldada võib-olla jah, meest rohkem ja lasta tal 1-1 lapsega aega koos veeta. No üldiselt ma nagu suudan seda juba, aga kui on näiteks laps haige ja mina olen tööl ja mees on lapsega,
siis ma olen nagu mingi, mul mees kutsub mind selleks helikoptermaam. Ma lihtsalt iga natukese aja tagant saadan sõnumi, et kuidas Lillil on, kuidas teil läheb, on ju. Ja siis, või siis pommitan kõnedega ja siis üks hetk mulle meeldis, mees saatis vastu sõnumi, et you have been blocked by this contact. Ja siis ma sain nagu mõistet tõmbada. jah, et nagu nad saavad hakkama, neil on nagu kõik hästi. Aga mulle tegi see nii nalja ja samas see tõmbaski mind nagu tagasi, et noh, mis neil ikka siis nii hullu saab olla. Aga jah, muretsed. Ja seda ma olen ka õppinud, et kui sa, isegi kui sul on natuke süümepiinu, kui sa lähed näiteks kuskile välja, et sa lihtsalt teedki pea tühjaks, et sa ei mõtle kodule, sa ei mõtle lapsele ja sa ei lase nagu endal tuju alla viia või kurvaks minna ja kui koju tagasi tuled, siis sa lihtsalt hoiad seda kõrget head emotsiooni üleval, et sa ei lase ennast mõjutada näiteks a la tulidki hiljem, on ju, või mis iganes seal kodus läks võib-olla nihu, on ju, ja mehel on halb tuju ja ta ütleb sulle midagi halvasti, et sina lihtsalt tema probleem, tema emotsioon ja sina hoiad ja tänu sellele, et ma olen õppinud nüüd seda tegema, on need väljas käimised nagu kvaliteetsemad. Sest kui ma lasin ennast mõjutada sellest, ma tulin koju tagasi ja siis viidi minu emotsioon alla, siis väljas käik võiks sama hästi nagu olemata olla. Jah, sest et mu tuju on nagu ära rikutud, on ju. Me oleme kõik inimesed, vahel on ka nagu mehel kodus halb tuju, kui sa hiljem koju tuled, mis on ka okei, on ju. Aga jah, et lihtsalt, et sa teisi muuta ei saa ja teiste emotsioone sa kontrollida ei saa. Ja et lihtsalt sina vastutad enda emotsiooni eest ise. Ja see tegelikult on nagu hea nipp, et mis aitab nagu puhata tegelikult. On jah. Ja enda see, isegi kui on kellegil paha tuju, kui ise oled hull, see unicorns and rainbows ju kästi happy papi, siis see, kaua ikka keegi pahane on, no ei suuda. Et see tegelikult lihtsam on loomulikult teise inimese tuju alla tõmmata, aga tegelikult saab ka nagu tõsta, et mingi lolli naljaga või. Aga ongi vaata puhkuseid või enese tassi täitmise viis on nii palju erinevaid, on ju, et kellele meeldib siis teha midagi füüsilist ja aktiivset, on ju, kellele meeldib rahulikult omaette raamatut lugeda, et millised on need teie enda tassi täitmise viisid? Mida te eelistate? Ma väga armastasin trenni teha. Avastasin see suve alguses tänu Annile siis enda jaoks jooksmise. Ja ma sain aru, et see maandab mu stressi. Ja kui ma tulen pärast tööpäeva koju, ma ei viitsi mitte kui midagi teha. Ma surusin ikkagi, et ma lähen, panin oma dressid selga, läksin jooksma. Olin juba jooksnud mõned 100 meetrit. Ma tundsin, et issand, kui hea mul olla on. Ma olen nii tänulik, et ma tulin jooksma. Et sport. Aga kui me siis esimese lapse nagu olin ära sünnitanud, siis ma väga trenni ei teinud, mul ei olnud seda trenni harjumustki üldse, et ma ei teadnud isegi midagi teha, et ma käisin päris palju jalutamas ja mul oli väsimus ka sellest sünnitusest ja verekaotusest niimoodi, et siis mulle väga meeldis lugeda, et need vähesed vabad hetked, mis mul olid, et siis ma siis uurisin, et mis on praegu sellised ägedad raamatud, mis on just seotud nagu emadusega, et just see valdkond, mis mulle väga meeldis ja siis ma leidsin hästi lahedaid raamatuid, et mida lugeda ja siis see oli nii tore. Mõjus nagu hästi mulle. Minule ka sport meeldib, aga ma kutsun seda väljast tuututamiseks. Ma lihtsalt lähen käin mingi poes, mingi suvapoodides, vahin ringi. Et midagi erilist. Lugemine, ma ei ole väga suur lugeja. Pigem ma kodus nautisingi seda, et iga vaba hetk ma magasin ka. See teeb mulle väga palju rõõmu alati. Et ja mingi, ma ei tea, lambist autoga ringi sõitmine või poodides kolamine on minu see kõige rõõmustavam tegevus. Kusjuures mina alati arvasin terve elu, et ma tegelikult jumaldan koristamist, mulle väga meeldib koristamise protsess, mulle meeldib, kui mul kodu on korras ja siin ongi konks, ma arvasin seda. Ehk siis ma alati ütlesin, et kuidas mina puhkan, koristan, on ju, mul kodu läigi, pärast on hea olla diivani peal, on ju, siis tulevad kõik juba koju, see hakkab hull trall jälle pihta, on ju, et mina maandan oma stressi niimoodi.
aga tegelikult ei olnud, tegelikult oligi see, et võib-olla see ärevus nii kõrge ja ma maandasin selles mõttes või see ärevus tekitas seda, et ma tahan hullult koristada ja ma ei taha paigal istuda, ma ei taha nautida aega iseendaga, et ma otsisin kogu aeg mingit tegevust ja koristamine on ideaalne tegevus, on ju. Et nüüd ma olen õppinud lihtsalt kasvõi vedelema diivani peal süümepiinadeta ja vaatama Netflixist midagi põnevat ja siis mõtlema, et ma panen pärast need nõud masinasse. Ma pühin selle tolmu pärast ära, et ega see ei juhtu mitte midagi, kui ma seda ei tee. Et aga varem oli see, et ma pidin kõik ideaalselt ära koristama, tegema, ma puhkasin ja siis ma hakkan puhkama, istun diivani peale ja siis ongi rahu rikutud, on ju. Pere tuleb tagasi, on ju, koju. Et nüüd ma pigem naudin seda lihtsalt vaikust või Netflixi vaatamist ja aiandus on mul muidugi, suvel mulle väga meeldib nokitseda aias, aga niimoodi, et keegi ei sega mind ja siis kõrval jälle eme, ma tahan ka, et aga lihtsalt nagu oma ette. Et sporditüdruk te olete mind üritanud motiveerida nii palju selle aga sul on neid vabandused ja vabandused põlv ja jalg ja selg ja toss ja just. Et ma ei ole nagu, mulle väga meeldib jalutada, seda ma võin teha küll, aga siis ongi see, et minule ei meeldi, et ma lähen jalutan mingi 5 kilomeetrit ja mul on enough. Mõni ütleb, et ma teen lühikese jooksuringi või jalutan mingi lühikese ringi, et sellest isegi piisab vähemalt korraks õue. Ma tulen koju, mul on tegelikult nagu masendus selle pärast, ma tahaks oma pikka ringi teha, siis ma tunnen, et ma nagu ei ole piisavalt jalutanud, siis ma pigem ei lähe siis üldse. Mis on tegelikult, ma tean, et see ei ole nagu õige, aga siis ma pigem ei lähe üldse. Et, no öeldab joostes ja saad selle 5 kilomeetrit palju kiiremini tehtud nagu ajaliselt. Ma olen ka... Jalutad mingi tund aega seda, jooksed pool tundi. Ma lihtsalt vahepeal jooksen selle pärast... Aga ma mõtlesin, et ma teen seda mingit tsoon 2 jooksu, et hoiab pulsi madalal ja mingi südame läheb kõige parem ja siis ma jooksen ja see oli nii aeglane, ma mõtlesin, issand jumal, ma jäängi siia jooksma, et see, mis iganes ma panin endale eesmärgiks, mis distants, no mingi hetk ma lõin käega, ma mõtlesin, suva ja jooksin kiiresti lihtsalt, et kiiremini see õudus läbi saaks, et no see on tehtud, ma olen see linnukeste tegija või maha, mulle meeldib, kui on mingi eesmärk, et ma tõmban selle maha või et see on tehtud. Et see oli jah. Minu tassi täidab ka see eneseteostus, need linnukesed selles mõttes, et näiteks nagu tänane siin on ju, et minu tassi täidab väga efektiivselt see, et ma lähen pärast tööd koju, käin kähku pesus, sätin ennast siia tulekuks ja siis mul on nagu nii tore mingi kähku meik peale, kõik asjad, laps ära, organiseerid kõik ära ja jooksed siia kohale, viimasel minutil istud maha ja sa saad lihtsalt lobiseda tüdrukutega. Et mulle tegelikult see väga-väga meeldib, et mulle näitab, et lobisete minuga. See on ja tore. Ja. Positiivsed inimesed annavad sellist head energiat ja. Et ma olen ka selline projektide inimene, et kui ma saan teha nagu mingeid asju, neid ellu viia, et see on ka nagu minu jaoks, et ma ei ole selline, et lihtsalt, et ilus ja loll on ju ja mitte midagi teha nagu selles mõttes, et lihtsalt nagu käia maniküüris ja kuskil salongis ja olla nagu nukukene, et tore, sellised inimesi on ka vaja, aga mina pean nagu saavutama midagi. See eneseteostuse vajadus, et see näeb erinev välja inimestel. Võib-olla mõne jaoks ongi see ideaalne elu, kui ta saabki lihtsalt lihtsalt asja teha. Jah, ma ei tahtnud kedagi halvustada, vabandust nukukesed kodus. Ma ka ei mõelnud tegelikult kedagi, kõik teevad seda, mis neid õnnelikuks teeb, et see on igaühe otsustada. Aga raamatud ma jumaldan lugeda ja ma olen endale iga aasta nüüd eesmärgiks pannud, et ma loen see aasta 3 raamatut. Tundub aasta peale väga vähe, on ju. Aga tegelikult ma pidin pingutama eelmine aasta, et 3 raamatut ära lugeda. See aasta on eesmärgiks 6 raamatut ja niimoodi tõstan nagu, et lihtsalt, et uuesti nagu äratada seda lugemissoovi endas ja kui mul on eesmärk, siis ma tean, et ma pean selle raamatu öökapi pealt võtma ja lugema, muidu on see, ma täna ei viitsi lugeda. Et selles mõttes mul peab olema see eesmärk, mul peab olema tähtaeg ja siis ma nagu teen selle ära ka, sest et muidu jääb tegemata. Ja ma soovitan sulle proovi niimoodi, pane 1 raamat aastas. Ei, mul on mingid ajad, ma saan normaalselt lugeda, aga viimasel ajal ma tunnen, et ma hakkan lugema ja ma ei saa, mul on mõte nii mujal. Nagu mul lihtsalt silmad käivad neid sõnu üle, aga tegelikult ma üldse ei fikseeri, mis seal toimub.
ja siis ma ei saa, siis ma panen kõrvale, siis ma proovin natuke aja pärast uuesti. Ükskord läksin isegi külma sauna nagu istuma ja et nagu muust mürast eemal ja ei saanud, kõik mingid suvamõtted tulevad pähe, täiesti ebaolulised, aga mingi siuke jah, ühesõnaga raskusi praegust väljalülitamisega. Vot seda ma tunnen ka, eks see elutempo vist kõigil on nagu siuke kiire, virvarri on nagu hästi palju, et sa ei suuda nagu siin nagu rahu hoida, et seda vaikust ja tasakaalu, et see on küll, mul on ka nagu ATH juba, miljon mõtet on nagu ja ma tahtsin just öelda, et vaata selles mis sa ütlesid, kes see naine oli, kes seda rääkis sellest ATH-st? Ühesõnaga üks juristi haridus, keda sa jälgid. Tavakodanikust naisterahvas. Jah, tavakodanikust. Temaga vist ka rääkis, et kas emadusega või emaks saades võib ka välja lüüa see ATH. Ja mul on nüüd täiega, ma olin varem raamatukoi täielik, mulle meeldis väga lugeda, nautisin seda ja nüüd, ma ei tea, nagu viimased kuud, võtan raamatu kätte ja ma lihtsalt, ma ei suuda isegi ühte lehekülge ära lugeda, mis on nii veider, see ei ole üldse nagu minu moodi. Aga samas, kui ta on seotud mingi lastega või laste saamisega, siis palun, siis see köidab mu tähelepanu. Ja kuidagi naljakas, et mul on nagu aju on fokusseeritud on sellele teemale. Õnneks tööasja suudan ka lugeda. Jah. Veel. Tervitus ülemusele. Pidin ära mainu. Igaks juks. Ei, mul on ka, võib-olla siis on mul ka nagu vale raamat käes, et see antud hetkel ma ei otsi sealt midagi või mul pole sealt midagi saada, et siis ma ei viitsi või ei suudagi keskenduda, kuigi ma tunnen, et ma tahaksin lugeda mingit kriminulli. Ma pole kunagi lugenud, aga ma tunnen, et ma nagu tahaksin mingid siuksed actionid. Siis tasub ära proovida. Selle asemel Netflixi vaadata, loed seda. No mina vaatan Netflixis neid kriminaalneid dokumentaale. Ma ei tea miks, aga minu arust kõik see maailm nagu köidab praegu, et ma ei tea, mis see tähendab, et kas tahab mingi viha seest välja tulla või et ma ei plaani küll siin mingit plaani sinu mõrva või midagi, aga kuidagi huvitab ja see teema ka, et siuke ja ma vaatan, mulle ka paeluvad need igasugused mõrvalood, dokumentaalid just. No sulle meeldib just see, kuidas see lahendust vist leiti ja võimalik, jah. Aga kas teil see tassi täitmine nagu erineb ka sellest, mis oli, kuidas te seda tegite enne lapse saamist ja kuidas te täidate tassi pärast lapse saamist? Samamoodi pidu edasi klubis? Ei, see pidu panemine võib-olla ei täitnudki tassi, aga ongi see, et oma inimesed või oma sõbrad või siis lemmik on diivan ja Candy Crush. Et kui ma kodust kuhugi välja ei viitsi minna, siis ma võin täiesti ilma süümekateta üksi kodus hommikust õhtuni diivani peal asendit vahetamata olla ja lihtsalt rokkida oma Candy Crush leveleid. Mõtlegi, see tassi täitmine ei peagi olema konkreetne nagu tegevus, lihtsalt võib-olla see, et sa saadki aega iseendaga veeta ja võib-olla vaikust nautida. Et mina saan küll sellest aru, et peale emaks saamist, et ma lihtsalt tahan oma ette olla, jätke mind kõik rahule, ärge isegi hingake mu poole, et kuidas ma olen teinud kodus niimoodi, et ma saaks oma aega või. Meil on üks tuttav, kes kasutas siukest trikki ja siis me alati naersime ta üle, mõtlesime ka, et jumal küll, et raudselt teeb seda, et lastest eemal olla. Ja nüüd ma teen seda sama, ma lähen tualetti. Sama. Ja ma lihtsalt istun seal tegevuseta, panen ukse lukku, telefon on kaasas ja mitte keegi mind ei häiri. Ja see on nagu mõnes mõttes piinlik ka, aga see on nagu koht, kus ma saan nagu oma ette olla. Et ma ei taha minna kuskile välja, ma ei viitsi pessu minna, mis iganes, ja siis ma lähen tualetti. Ma veel teatan kõigile, mida ma sinna tegema lähen. Ma küsin ka üle, et kas keegi tahab minna, sest mul läheb seal kaua. Ja kui muidu ma ust lukku ei pane kodus, siis ma panen ukse lukku. Siis ma tiksun seal nagu, see on päris hea. Ja nüüd ma saan mehest ka aru, kuidas ta läheb telefoniga mingi 8 tunniks tualetti ja pärast see kõndimisvõime on kadunud. Ma tulen ka sealt välja alles siis, kui jalad on surnud. Ma hakkasin ka seda vist kasutama pärast seda, sest kui ma haukasin läbi, et
et mul mees saab niimoodi üksi oma aega, siis ma mõtlesin, ahaa, ja mina ei lähe teda sinna segama, siis mõtlesin, et davai, tuleb hakata seda kasutama. kas on juba hea lipp? Lifehack. ma ei tea, kas ma olengi seda kasutanud. No enam mul pole vaja. Nojah, nüüd on sul laps nii suur. No aga tulevikuks äkki varsti. No tulevikuks ma jätan meelde. Jäta meelde. jah, see on nagu väga hea lifehack tõesti. Rohkem mul ei olegi. Noh, ongi see, et tahaks lihtsalt oma ette olla. Seda ma olen hakanud tegema küll rohkem, et kui mees kuskile läheb, et võta laps kaasa. Või sosistan lapsele. Kuule, küsi issi käest, kas issi tahab sind kaasa võtta. Tahad issiga minna poodi kaasa? Siis ta läheb, issi, ma tahan poodi kaasa ja siis mees mingi pööritab silmi ja siis ma mingi, no ta küsib nii ilusti, no võta kaasa. Siis mul on, yes! Jälle pult käime ja istun nagu oma ette, et ma saan lihtsalt nagu olla. Aga natukene veel on süümepiinu, sest ma tean, et ma nagu ise susserdasin, et laps kaasa saaks, on ju. Et siis, kui ma näen, et auto tuleb, siis ma hüppun diivani pealt püsti ja teen nägu, nagu ma oleks teinud midagi asjalikku, et ma vahele ei jää. et no, seda teen küll vahel, jah. Ikka juhtub. Meil oli, ma mäletan, kas laps oli, ta oli alla aasta igal juhul, siuke väike tegelinski ja me olime mehega ainult kogu aeg nagu kodus olnud ja ma polnud kusagil käinud ja ta polnud saanud kusagil käia ja hakkasid nagu pinged omavahel kogunema. Just sellepärast ka, et suur õu ja õues tööd teha keegi ei saa, on ju, et kogu aeg selle tite majandus. Ja siis üks hetk naabripoiss jäi meile ette ja siis naabripoiss oli nõus meil last vaatama niimoodi, et me saime koos minna mehega õue tööd tegema. Ma ei tea, mingi riisuma või mingi suva asja tegime. Ja selle tegevuse käigus me saime kõik enda need sasipuntrad lahti harutatud ja siis me lihtsalt kallistasime keset hoovi ja see, ma ei tea, äkki oli pool tundi. See andis nii palju ja pärast seda siis me saime jälle nagu hea energiaga edasi minna. Aga kõik oli nagu hästi palju kogunenud ja meil ei olnud seda nagu privaatset hetke, et kas või riisuda koos. Kusjuures mina olen hakanud tuttavatele pakkuma hästi palju seda, et kui sul on vaja, et keegi hoiaks sul last, tahad mehega minna kas või toidupoodi rahus, ma tean nagu 2,5-sega näiteks või 3-sega, no mine toidupoodi on ju. See on selline närvikulu, et ma võin hoida või ma võin nagu vankrit lükata näiteks, kui on väiksem laps, et sa saad lihtsalt pesus rahus käia. Just selle mõttega, et nagu olla nagu teisele naisele toeks. Et sest ma tean seda tunnet, kui sul tugisüsteemi ei ole lähedal ja seda ka, et väga raske on tegelikult lapsest lahti lasta ja siis mõtled, et vahet ei ole, et ma pesemata olen, on ju, et aga ma ei hakka ju kutsuma kedagi selle pärast. Et see on ka soovitus teistele, et kui sul on keegi tuttav või pereliige või sõbranna, et lihtsalt nagu võtta laps, mine jaluta taga või midagi, ütle, mine käi pesus vaata või mis iganes on ju, et tegelikult sellised pisikesed asjad nagu aitavad hoida nagu värskele emal just seda mõistust nagu teravana ja kui oluline on saada käia duši all rahulikult. Oi, ma mäletan seda, kui ma sain minna niimoodi, et rahus pead pesta. Sa muidu siis ei käinudki või? Pesus? Ei, ikka käisin, aga ma võtsin nagu lapse alati, et siis too aeg oli mu mehel selline töö, et ta läks ära, et oli näiteks nädal või 2 oli üldse teises riigis ja tugisüsteem puudus. Ei, ma ikka pesin ennast, aga ma võtsin... Aga vähe. Jupi kaupa. Loputasin kaela alt näkku. Ei, ma lihtsalt, sa võtad lapse nagu selle hälliga või mis iganes asjaga sinna vanni tuppa kaasa, sa kogu aeg vaatad teda, jälgid, jälle teeb mingi häält, on ju, jälle lähed, lohutad teda, on ju, siis sa lähed jätkad oma pesuga, et see ei ole see mina aeg ikkagi, et sa ei saa nagu rahus pesta. Ei, kui mees koju tuli, siis mul oli, jätsin lapse temale, et ma lähen nüüd duši alla või ma lähen käin vannis, et loomulikult, aga sa tahad ikkagi tihedamalt pesus käia kui kord 2 nädala jooksul, nagu rahus. Ja see rahus nagu pesemine, ma ei oska selgitada, see on, kuidas sa, üks asi on, kui sa käid kiiruga duši alt läbi ja teine asi on see, et sa saad ikka mõnuga pead pesta, võib-olla balsamit isegi panna ja et nagu, et see peab näomaski tahaks teha vahepeal. Ma just tahtsin hiljaaegu minna, ma küsisin, perenõukogu oli koos, ma ütlesin, palun laske mul, ma tahan lihtsalt saunas istuda, andke mulle 15 minutit.
no nii, asi lõppes sellega, ma ei tea, kuidagi ronis mees ka sauna, järgmine hetk kukkus laps mingi duširuumis endal pea vastu kivi täiega lihtsalt, siis oli mingi ilge nutt ja karjumine lahti ja siis ma olin mingi nagu, ma tahtsin 15 minutit nagu, 15. et ei anta vahepeal. aga see teistele abi pakkumisega, no sul peab endal ikka nii-öelda tass täis olema ja jaks selle jaoks, ma ei kujutaks täna ettegi, eriti veel senikaua, kuni mul on vahetustega töö või graafiku alusel, et ma sinna midagi juurde poogiks, et lihtsalt ei ole seda nagu kui on näiteks mingi naaber või elab lähedal, on lihtne nagu, aga kui ma peaksin sõitma kuskile näiteks pool tundi kellegi juurde ja veel olema seal, kui mul endal on laps ja töö ja et siis ma ka ei kujuta ette, nii raske on tegelikult abi pakkuda. Aga no võib-olla minu üks viise minu tassi täitmisel ongi see, et ma nagu aitan teisi ja teen head, on ju. Et ma olin kunagi väga suur siuke people pleaser, et ma täna ei ole, et ma ikkagi valin, kellele ma nagu abi pakun, aga ma teen seda nagu heast südamest, isegi kui ma nagu väsinud olen, et tal vaja on, mul on nagu väga hea meel, et ma saan aidata ja et ta usaldab mind oma lapsega, mis on nagu tore. Et jah, et jällegi igaühele muidugi, igaüks ei anna last ka, on ju. Ei anna, jah. Et aga lihtsalt jah, et mulle meeldib aidata teisi inimesi. Mulle üldse ei meeldi. Aga see oli nali, muidugi meeldib. Pärast on see, mulle, võib-olla see tegevus iseenesest ei ole nagu siuke mingi kõige parem, aga pärast see tunne enda sees on, mille pärast siis tasub. Minule meeldib näiteks hostida ka väga. Issand, kus mulle meeldib hostida, kui keegi külla tuleb, siis ma jooksen, teen kõik asjad, et ma tean. Sina olid ka vist seal, ta ei viitsinud ükskord kohvi teha, ütles tema ei oska kohvimasinat kasutada ja umbes, et ta ei teegi kohvi. Ma ei teegi. Ma täna just rääkisin isale, et ma üksi kodus olles ma ei joo kohvi, sellepärast ma ei viitsi seda masinat nagu nupust tööle panna ja kohvi teha. Aga kui mees kodus on, siis ma joon hea meelega kohvi. Sest ta teeb. Aga kas te olete, kui me rääkisime lifehackidest ja ma mäletan, et enne kui mina ei olnud veel ema ja emad ja isad kasutasid seda lifehacki, siis ma alati mõtlesin huvitav, et kas nad nagu päriselt on nii või nad nagu lihtsalt ei taha tulla üritusele. Ja see on see, et sa kasutad valge valena, laps on haige. Aga ma ei saa täna tulla sellepärast, et Johannesel on palavik või et ma ei saa täna tulla, Johannes on niimoodi magas öösel halvasti ja tal on siuke ma olen ka midagi sellist sinu suust kuulnud. Kõlab nagu tuttavalt. Ei või olla. Ja, et täiesti täna on võimatu, väga halvasti magas ja öö oli halb ja siis on täna paha töö. Ei, selles mõttes, et ma olen kuulnud, et ei tehakse, mina ei tee. Okay. Aga kas te ei olete teinud? Et nüüd tahad teiste kaela veered, mina olen küll. Ma arvan, et ma olen, nagu praegu konkreetselt näidet ei tule, aga võib-olla midagi sellist, et näiteks lapse tuduaeg on sellel ajal või et ma ei saa, vaata liiga hilja on midagi, et selliseid asju küll, jah. Ma olen ka vist nagu, laps oligi kergelt tõbi, mitte midagi hullu, võib-olla oli nagu nohu, aga siis ma olen öelnud, et nagu hullem on. Ikka. Et kui ma tõesti, mul ei ole jaksu seda kogu kadalippu ette võtta ja kuhugi minna, siis ma olen seda kasutanud. Kusjuures see on natuke erinev mulle, et kui ma varem luiskasin valget valet, et mul endal on kehva olla ja ma ei lähe kuskile, siis mul olid süümepiinad. Kui ma last tanki panen, mul on 0 süümepiina, sest ma panin kellegi teise tanki, vaata. Ja siis mul on nagu... Vaata ise veel surud läbi mingitest natuke tõbin, aga lapsi ei saa ju survestada. Ja siis on nagu 0 süümekat, ma ei tuima seda valet kasutada. Ja mul ka süda üldse ei tee ühtegi jõnksu selle peale, kui ma ütlen, et... Ma olen paar korda peaaegu vahele ka jäänud, et seda valet saab kasutada niimoodi, et last ei ole juures. Ja kui sa seda valet kasutad nagu telefoni teel, sest ma olen öelnud, et et Johannesel on nagu paha olla ja tal on palavik ja see kõrval, ei, mul ei ole üldse paha olla. Või siis näiteks, et ma ei saa täna tööle tulla, on ju, et tööandjale ka või? Jaa, et lapsel on halb olla, on ju. Ja siis ta ütleb, et emme, mis kell me spa
alasse jõuame, hõikab nagu oma toolist. Et noh, sa pead nagu valima kohta ka, et aga ma vist ei ole vahele jäänud. Jah. Ja tegelikult vahest ongi vaja, meil on ka töö juures näiteks mingid tervisepäevad, on ju. Minu hinnangul tõesti, no õnneks või kahjuks praegust mul kuluvad need mingi laste haiguste peale üldiselt ära, aga ma mõtlen, et nagu why not, sul on vaja mentaalset puhkust nagu. Kas või see üks päev. See ei olegi mõeldud ju lapse... Ei, see on enda tervise jaoks, aga noh... See ongi mõeldud sinu vaimse. Ei, aga noh, kas spa on nagu haigus, et mul on vaja spaasse minna, et mul on mingi haigus. Tassi täitmine, mis on sinu nagu vaimse tervise jaoks oluline. Jah. Minu jaoks on ka nagu väga oluline vaimse tervise jaoks minna osta mõni ilus kingapaar või... Jah. Hädavajalik. Jah. Sa ei saa ilma selleta. Tuju on ju parem naine ja parem ema ja... Aga see on nii. Ma ei saa vastu võielda. Et see väide ka tegelikult, et happy wife ja happy life on ju, et tegelikult on, kui naise tass on tühi ja ta ei ole rahul ja ta on väsinud, siis ta ei olegi meeldiv naine. See mõjutab kogu perekonna seda meeleolu või energiat. Siis ongi sul kodus kaagutav moor, kes ei ole mitte millegagi rahul. Noh, sest et ta ongi nagu kaagutav moor, kes ei ole mitte millegagi rahul, sest ta on väsinud, on ju. Et mehed jah, teie et andke rohkem aega naistele. Ja vahest tegelikult võib olla pahur. Ma olen nüüd kasutanud seda taktikat, mul on lihtsalt halb tuju. Mul on nii halb tuju, et anna kannatust ja ma tean, et see on väsimusest üldjuhul. Ja siis kui mees tuleb, mis sul on, et vigas mõtlesin, las ma olen pahane. Ma tahan lihtsalt, ma olen mingi 15 mintse pahane ära, siis ma on nagu norm, on ju. Aga las ma olen pahane. Ma tahan olla. Siis ta on mingi okei, ole siis. Sul on vaja iseenda sees mingid asjad läbi töödelda ja läbi mõelda ja siis läheb elu edasi. Et, ja jube hea on vahepeal pahane olla. Mulle väga meeldib. Jah. Mina olen lapsele öelnud, et kuule, et ma olen nii väsinud praegu, ma olen nagu ka sinu peale pahane, ma olen talle ikkagi öelnud, mis emotsiooni ma tunnen, aga laps ei oska vaata eemale minna ja siis ta on veel rohkem su küljes kinni, me ikka räägi minuga, ära ole pahane mu peale. Et seda, aga mehele ma pole öelnud kordagi, et ma olen su peale pahane, ma ei taha suga rääkida, et peaks kasutama. Huvita, mis teed. Või vahest on vaja, et kui sa tead, et nüüd sul on emotsioonid laes, sa täiega kettis ja siis tuleb räägime, siis sa mingi anna mingi 15 mintsa, sest praegust, mis siit tulema hakkab, nagu see läheb nagu hulluks. Tead selle teemaga seoses. Anni käis üks päev Lilliga minu juures kelgutamas. Ja mina nägin ära esimest korda, kui kuri võib Anni olla. See pilk, tead, ma hakkasin Martinile täiesti kaasa tundma, et kui Anni peaks tulema minu juurde, anna mulle 15 minutit, ma praegu sinuga rääkida ei taha, siis mina ei torgiks. Sina kindlasti juba tead, aga ma nägin seda esimest korda, seda pilku, no igatahes. Ja pime oli, ta nägi pimedas. Pimedas, saad sa aru? Silmad vilasid. Niimoodi ja välkusid pimedas. Ja ta lihtsalt kukkus nagu kelgu pealt maha Liliga, mis oleks nagu võinud olla niimoodi, et issand, kui naljakas, pole hullu, kelgutame edasi. Ei! Ta jäi vedelema lume, siis ta tegi mulle niimoodi ja siukese näoga veel ja siis ma meeli, ups. See oli sellepärast, et sa tegid seda siis, kui ma olin sulle öelnud, ei, ma ei soovi. Ja siis sa ikkagi tegid ja võt siis see kukkumine ei andki valus. Ja siis ma ütlesin talle, et sina kõnni nüüd koju jahtu maha ja siis ma sõitsin Liliga edasi koduni. Ja siis ma sundisin tal teed tulla jooma tuppa, et ta maha rahuneks, sest ma arvan, et meie sõprus oleks muidu seal lõppenud selle kelgu juures. Ei, nii kergelt sa ei pääse, sellepärast, et mul läheb nagu siuh meelest ära, aga nagu kui mul see teemon seest välja tuleb, siis on ikka suht paha. Päris hirmus, jah, ütleme niimoodi, et... No õnneks läheb kiiresti üle, et ootame ära. Ma ei tea, minul oli see jälg küll eluks ajaks, mul küll nii kiiresti see tunne üle ei lähe. Ei, mul oli pärast juba unustatud see. Mina mõtlen siiamaani ja näen unes, kui hirmus see. Ma ei julge päriselt ka enam Annile mitte midagi halvasti öelda. Ei tasu, väga hea, jätame nii, see on päris hea.
võib öelda, aga see oli võib-olla valel hetkel, mis see mingi hormonaalne tase peab olema ka õigesti ja see, et sa pead nagu jälgima seda. Yeah. Ma saadan kalendri sulle, Yeah. kuidas mul need tujud ja tunded on. Millal peab tagasi hoidma, Yeah. millal võib... Kuna ma saan naljast aru ja kuna ma üldse ei saa. ma just ühes episoodis rääkisin sellest või oleme lihtsalt omavahel rääkinud, kuidas ma ühele kolleegile tegingi need emotsioonide sellised paberist nagu siuksed ümmargused näoilmed siis kurb, vihane ja rõõmus onju ja või neutraalne ja siis vastavalt värvidega onju ja tema oli alati siuke ülitore mees, aga issand, tal oli nagu väga tihti paha tuju, noh tööstress ja nii onju ja siis keegi ei julgenud kunagi ta kabinetti astuda, sest et noh, tal oli kogu aeg off tuju ja kui sa sinna astusid, sa said kohe selle valangu omale onju, aga mul ei sobinud see ja tal oli sünnipäev ja siis ma kinkisin talle need ja ta kabinet oli mõtet üleni klaasist ja siis ma ütlesin, et pane akna peale, et siis me noh, kõnnime mööda, vaatame, mis tuju on, et kas julgeme tuppa tulla onju ja siis see tüüp kasutas ja isegi kui ma seal ei töötanud enam, ta kasutas edasi. Issand, kui tore. Ja ta suutis nagu mitte vihastada mu peale ja et ta võttis teadmiseks ja kasutaski ja eks tema elu oli ka lihtsam. Noh, siis ei tulnud teda segama, kui tal paha tuju oli. Ja ei teki mõttetud konflikte. Ja minu arust oli tal ikka rohkem seda rohelist pärast seda nagu seal akna peal, et jah. Annile peab ka taskusse neid kaarte panema hoopis, kas punane kaart või kollane või roheline. Nagu või jalgpalli kohtunud, et kaarti. Kedagi ei räägi minuga. Punane. Davai. Ja sa pead vaatama ka, mida ma näitan siis. No ikka jah. Ja arvestama sellega. Ja arvestama tegema nii, nagu mina tahan. Ei, nii ei saa. Ja, muidu saan selle pilgu. Aga ainult 15 minutit kestab see. Jah, enam-vähem, võib-olla vähem, et nagu kui ma meelest ära läheb, õnneks ma ei mäleta. Toast tõmbas normiks jah, pärast suht kähku. Aga sina siiani pole taastunud. Ja mina ei taastu vist mitte kunagi ja Martinit vaatan ka teise pilguga, siuke respectful pilk tuleb nüüd rohkem, kui ma Martinit vaatan, mõtlen respect mees. Aga Martinist talle meeldib, kui ma lähen siuke psühhopaat. No, sa võid sadamaso mees sul siis. Ja et lambist hakkab elama mingit suva asja välja ja siis järgmine hetkel on jälle kõik on nii chill, no. Teeme mingit naltsi või midagi. Et igatahes jah, et see, et sa oleksid chill ja nalja teeksid, siis sa pead olema nagu, su tass peab olema täis ja naised peaksid hoolitsema rohkem enda eest. Ma ei ütle, et meestel ka on väga tublisid mehi, kes väga nagu panustavad pereellu, ka neil on, aga kuidagi, võib-olla see on vale arusaam, aga meestel tundub see tassi täitmine kuidagi lihtsam, et kas nad siis nagu vähem põevad selle pärast ja võtavad selle oma aja või siis nad ei näita välja, et neil see tass nagu ei ole täidetud, aga naistel on muidugi, noh nagu ikka vaata, naised on niisugused elevused, olevused. Tundub, et mehed on sellised, et nad lasevad nagu selle piiri hästi kaugele ja nad võib-olla ütlevad alles siis, kui see on juba pekkis. Kuiv. Jah, kaev on kuiv. Jah, kõrbetuul on tassis ainult. Või siis mulle tundub, et teistpidi, no ma ei ole näinud oma meest, et ta stressaks selle pärast, et mingi nõud on pesemata või mingi, noh, tal on jumala suva. Ta rahulikult chillib seal, vaatab oma lapsega asju, värki-särki, et ma arvan, et tal ei saagi nii, oleneb muidugi, mis tööd inimene teeb või kui stressirohke keskkond seal on, aga mulle mees väga vähe käib nagu niisama kusagil sõpradega või midagi, et talle meeldib kodus olla ja lihtsalt. Aga see on ka võib-olla see, et kui me räägime ainult tassi täitmisest, aga see tühjeneb ka minu arust nagu aeglasemalt, kui sa ei põe nagu mõttetute asjade pärast, et sa nagu naudid rohkem elu ja võtad nagu chillimalt kõike, et stressad nagu mõttetute asjade pärast nagu vähem ja eriti nagu teiste inimeste pärast. Et mida küll minust arvatakse või et noh, või mida ta tunneb, on ju, või et miks ta nii käitub, et sa ära põe, see on tema probleem, tema asjad, on ju, et siis jah, et asja nagu tühjeneks aeglasemalt ka, siis sa pead nagu elu võtma natukene nagu lõdvemalt, mida mina ei oska nagu teha.
sina oled nagu siuke mulle nagu rohkem eeskuju siuke, et chill, et saab ja jõuab, ma ei tea, võib-olla sa stressad väga palju, aga mina olen siuke, et ma ei oska näiteks hetkes elada ja ma mõtlen nagu reaalselt, mul on kõik plaanid alati 10 aastat ette tehtud ja kui sealt tuleb mingeid mööda nagu kallakuid on ju, siis mul on kohe niimoodi pekki. Asjad ei lähe nii, nagu ma planeerisin nagu enda jaoks ja ma stressan nagu siukeste asjade pärast. Ehk siis ülioluline tegelikult elada ka tänases päevas. Et nii jubedalt, kui see ikka kõla, et homset ei pruugi olla. Et tegelikult tuleks nautida nagu tänast päeva ja hinnata seda. Ongi, et sa pead tänulik olema. Et kui ma põdesin depressiooni esimest korda, siis peale lapse saamist, siis see oli just see, mida mulle siis terapeudi poolt nagu soovitati, et üks harjutus, et ma loetlen neid asju, mille eest ma tänulik olen. Et see ongi väga oluline, et ongi sa oled hetkes, just see hetkes olemine, ta seda õpetaski. Kusjuures ma kunagi proovisin teha niimoodi, et mul oli öökapi peal märkmik ja ma panin, õhtul läksin voodisse ja panin kirja sinna, mille eest ma tänase päeva, mis oli täna sellist, mille eest ma nagu tänulik olen. Ja iga päev nagu panin, ja kusjuures see nimekiri kogu aeg nagu kasvas ja kasvas, nagu iga päev ma olin järjest rohkemate ja pisemate asjade eest nagu tänulik. Et vahel nagu aitab ka see, kui sa lihtsalt kirjutad välja või ütled välja, mitte lihtsalt ei mõtle, ma olin tänulik selle eest, et mõnikord on hea vaadata ka tagasi nagu seda paberilehte. Et ahaa, et kusjuures ma tegin too aeg, kui ma veel Võrus elasin ja sa tulid jõulumatkale, siis ma leidsin just hiljaaegu enda selle tänulikkuse märkmiku ja ma olin, seal oli täiesti, alguses olid nagu meaningful things, mille eest ma tänulik olen, on ju, siis mida päev edasi seda raskem oli leida, siis ma olin kirjutanud mingeid selliseid asju, et ma olen nii tänulik, et meil on nagu kodus kiire internet. Ja siis oli seal üks punkt näiteks, et ma olen nii tänulik, et Anna-Liisa jõudis Võrru oodatust varem. Jah, ta ongi pisikesed asjad on ju, mis lõpuks loevad. Mulle meeldis alati Kaitseliidus see, tulin koju ja ma olin nii tänulik duši eest. see oli üürikorteris, oli täiesti crap dušinurk, nagu see lihtsalt head suks seal ees püsis, aga ma olin selle dušinurga eest nagu nii tänulik. Soe vesi ja voodi eest ja kõige eest ma olin nii tänulik lihtsalt, et mul on nagu soe koht, kuhu minna. Kuidas seda peaks uuesti hakkama tegema? See oli päris hea harjutus. Mina panin iga õhtu 3 asja kirja, ma ei hakanud, et nagu aga ma pidin leidma 3, siis oli, et mille eest ma olen tänulik, siis mis oleks võinud paremini minna või mida ma oleks teisiti teinud ja siis on see, et ootused järgnevale päevale ikka oli midagi sellist. Et siis sellist 3 punkti täitsin ära. Mul oli selline rutiin, et ma tavaliselt tegin seda hommikuti, siis kui laps veel magas, kui õnnestus niimoodi, et märkasin enne teda hommikul, siis tegin endale mõnusa sooja joogi, istusin diivani peale, niimoodi mõnusalt nautisin, võtsin ma märkmiku kätte, nagu võtsin ennast väga mõnusalt ja siis ma paningi kirja ka, et mis ma nagu eelmisel päeval siis toredat oli, ma otsisin 2 asja alati, ongi pisiasjad ka, kas näiteks oli ilus ilm või sõin mingit head toitu või alati midagi leidis. Ja siis oli selline mõttepaus, umbes 2 minutit võtsin selle jaoks, et ma mõtlesin nagu siis nende suurte asjade peale, mis mu elus hästi on, et enamasti iga päev need olid täpselt samad. Näiteks, et mul on maja või see katus pea kohal on ja mul on kodu, mul on, laps on terve, et mu vanemad on veel elus ja mingid siuksed asjad, et loetlesin neid järjest 2 minuti vältel ja siis ma tegin niimoodi hingamist ka rahulikult mingi sügavalt mingi paar minutit ja siis see oligi hästi lühike siuke rutiin, aga see, kui seda iga päev teha, et siis ma tundsingi, et see hakkaski mõjuma mulle, et ma tulin välja sellest pimedast kohast, kus ma olin mõtetes, et sellest hommikust rääkides, kusjuures mul alati õed rääkisid, et mina ärkan hommikul, ma ei tea, kell 6, kell 7 enne lapsi on ju, käin duši all, joon kohvi, nagu lihtsalt naudin aega iseenda, kes ma mingi, miks sa ei maga nagu lapsega koos, et mis sul nagu viga on ju, et ma küll magaks lapsega koos ja nüüd täna olen mina selline ema, kes ärkab enne last ülesse, annab musi talle, ütleb, sina pikuta veel edasi
emme läheb toimetab, ma tulen kohe tagasi. Saad sa aru, ma käin pesus, ma teen omale kohvi, mingi käin nagu rahus tualetis, et keegi ei kraabi ukse taga, onju. et nüüd ma naudin seda hommikust aega, mis siis, et ma ärkan nagu varem üles ja nüüd ma saan aru, et tegelikult see on ka aeg iseendaga. Et ja siis ma teen ka oma ringutused akna ees, vaatan, kuidas päike tõuseb ja et see on ka üks tassi täitmise viise muidugi. Nii palju varem ma ei ole suutnud üles tulla, et kell 5, et hakata raamatut lugema. Ma tean, et osad ärkavad üles ja hakkavad nagu seda mentaalselt kohe, et loevad mingit raamatut või teevad mingit jooga stuffi, onju. Ma ikka natuke veel nagu jumaldan magamist liiga palju selle jaoks, et kell 5 hommikul ärgata. No ma praegu ka jumaldan magamist. Aga ma tahtsin seda öelda, et just see, et sa võtad teadlikult selle aja, et sa teed nagu iseendale selle, et siis see ongi, et noh, sa nagu armastad iseennast, et see mõjub ka juba hästi. Et sa just et sa ei peagi alati ka kodunt ära minema, onju, et sa saad tegelikult selle aja leida. Et ja noh, nüüd ma olengi süümepiinadeta lähen samal ajal magama, kui laps läheb ja kõik asjad, et varem olid ikka, et ronisid välja, onju, kas vistusid mehega diivani peale ja vaatame koos telekat, ei see juba niimoodi, onju, seda kõrval kommenteerib see, et alati magama nagu telekat vaadates, no ma olengi väsinud, onju. Nüüd ma mingi tuime, ma lähen magama, et lapsega samal ajal ja mul ongi hästi ja siis ongi mul energiat hommikul varem ärgata ja juua rahulikult tass kohvi, onju. Mida ma oskan ise teha? Ja ma ei oska. Ja ma ei hakka üksi ärkama never. Ma üritan. Ma olen pannud nii palju äratusi. Mingi vahe kevadel, kui see jooksmise eesmärk mul oli, siis ma suutsin, aga ma just naersin täna, et ma ei vii lihtsalt selle pärast lasteaeda, sest ma tahan 10 magada. Ja õnneks ta magab ka. Ja siis me magamegi. Et ma ei... Kui ta oleks ka mingi 7 ärkaja või midagi sellist, ma viiksin ta lasteaeda, tuleks koju ise tagasi magama, aga minu see mõnnamine on see, et me magame väga kaua ja siis me vedeleme ja isegi lasteajas õpetajad teavad, et me jälle vedeleme. Lili ütleb, et meil on vedelemispäev. Me oskame seda väga hästi teha. Jah, võt seda ma olen ka teinud, et lapsega nagu üks-ühele aega võtnud lihtsalt olemiseks, et ma ei planeerigi kuskile ujuma minemist või jälle mingit muuseumikilastust, vaid me lihtsalt oleskleme või oleme kodus kahekesi ja tavaliselt need on nii toredad päevad, et siis ta tegelikult ei jonni ja rahulik ja siis me lihtsalt teeme filmi õhtut temaga näiteks, onju, siis talle meeldib kohe panna tuled kustu, kardinad ette, onju, kõik asjad, et oleks romantiline emmega ja siis me vaatame koos nagu telekat ja et see täidab ka minu tassi väga lapsega üks-ühele ajaga veetmist, et see ei ole nagu stressirikas on pigem see, kui on need rutiinid just. Sa pead ta viima kuskile, arstile minema, onju, aga kui sa saad rahulikult taga olla, et mulle väga see ka meeldib. Ja kui meest ei ole. Kolmekesi, teatud vanuses on lapsed muidugi sellised, et kui sa oled nagu, ta hakkab siis nagu konkureerima isa tähelepanu pärast või vastupidi minu et või siis armukadedus tekib. Et me näiteks ei tohi mehega kõrvuti koos istuda, ta tuleb sinna vahele ja siis me ei tohi oma vahel rääkida. Näiteks, et meil on näiteks selline periood praegu, et siis üks-ühele nagu väga tore aeg. Pluss, kui ma olen lapsega kahekesi, siis me võime täiesti vabalt mingi päev läbi, käime korra õues, ülejäänud aja oleme diivani peal, joonistame midagi, teeme oma asju, onju. Ja ma ei tee mitte midagi kasulikku. Aga kui mul mees kodus on, siis on siuke täiesti pekkis, nüüd ta mõtleb, et ma passin niisama, siis ikka, ma ei tea, lähed koristad midagi või teed või oled, et ma tunnen, et mul on siis nagu mingi pinged peal, kuigi ta ei ütle mitte midagi ja ta nagu isegi, ma arvan, ei mõtle sellele, aga ma ise mõtlen, et issa, nüüd on tunnistaja siin, kes vaatab, et ma ei tee mitte midagi nagu kasulikku. See, kuidas see naine mõtleb, vaata üle, onju, et sa pead olema nagu, et tegema, onju, et väärid seda kohta siin kodus, teenid välja. Ja siis, mis on haige, on see, et mina panen talle vabadeks päevadeks mingid kohustused. Ja siis ma ütlen, et kas sa saad täna selle ära teha, ja just ütleb mulle, et no tegelikult mul oli plaan vedeleda. Et ta tahab ka, et ma pean nagu aru saama, et mis sul vaba aeg, mis sa siin siis vedeled, on ju. Aga tegelikult ta tahab ka lihtsalt olla, nii et selle mõtte võtta mina täna kaasa. Jah, et selle peale ma pole ka mõelnud, et kui mees vaata samamoodi, tal on vaba päev, ta ise teeb endale selle nimekirja, mida kõike ta peab kodus ära tegema,
aga töö ei ole hobunemise eest jookseb või mis see ütlus ongi, et või härg kaevu või whatever. jah, et lihtsalt, et olla. või jänes. Jänes äkki või? Töö pole jänes, kes siis potato, ma ei ole kunagi nendes vanasõnades asjades hea olnud, aga point on sama. Vahet ei ole. et jah, et ka talle nagu meelde tuletada võib-olla seda. Aga mis te võtate tänasest kaasa koju? Siis kui me läheme oma igapäevarutiini tagasi. Et kuidas saite siit mõne uue nipi või asja, mida no nagu see vetsunipp. jaa, sinul on vetsunipp. Oma aega saada. Seda võib-olla tulevikus läheb vaja. Mina võtan selle, see oli väga hea meeldetuletus, et see tänulikkuse teema, et märgata pisikesi asju ja tunda neist rõõmu. Sest elu koosnebki nendest väikestest hetkedest ja neid tuleb märgata. Selle võtan ka mina kaasa just, et praktiseerida seda uuesti, et ma olen ka selle unarusse jätnud, ma ei ole seda tegelikult aastaid juba teinud, et ma olen küll tänulik nende asjade eest ja ma olen valjult välja väinud, aga ma ei pane neid paberile ja peaks panema, sest ma olen märganud, et kui ma paberile panen näiteks oma aasta eesmärgid, siis need lähevad täide, sest nad on paberil ja kuidagi nagu kirjas, nagu testament tead. Ja siis ja lähebki nii, et siis võib-olla see tänulikkus ka kuidagi nagu mõjub positiivsemalt, kui ta paberi peal on. Kindlasti. Ja teine asi see, et tuletada võib-olla ka kodustele meelde, et lihtsalt olemine on ka okei. Et vedeleda on ka okei. Väga okei. Hädavajalik. Sest Anni on rääkinud. Kui Anni ütles, siis nii on. Ja Anni sõna peab kuulama, sest muidu sa näed seda pilku, mida sa näha ei taha. Punast kaarti. Ma pean kaarti tõst. Jah. Nii et nende mõtetega lähme meiega täna koju. Me lähmegi koju nende mõtetega. Ja ma loodan, et ka sina said siit mõne uue vetsunipi või mõne muu nipi ja täida ikka oma tassi ja siin elus tegelikult kõige olulisem oled sina ise, sest me kõik elame tegelikult ainult üks kord, kahjuks või õnneks ja me ei ole kassid, vaata mitu elu kassidel on 9. Täpselt teate on ja vaatasin sabastega kassi just. Igatahes meil on üks elu ja naudime seda ja hindame iseennast eelkõige ja kui me seda suudame teha, hindame me ka teisi ja oleme tänulikud, mis meil on. Nii et järgmise korrani. How in my way.